Aloha, mu imelised sõbrad, Kristel Laksmi-Titten siinpool jällegi San Diegost ja olen külluse antropoloog. Usun, et meis kõigis on peidus varjatud talendid, varjatud imelises laekas. Ja kui me need avame ja aktiveerime oma holistilise külluse, oleme võimelised manifesteerima oma sisemised muinasjutud väliseks unistuste reaalsuseks. Ja see on see, mida ma olen teinud oma eluga, oma klientidega viimased 25 aastat ja suur aitäh kõigile, kes on olnud osalised selles protsessis. Ja tere tulemast, imelised seiklejad, päeva number 30 holistilise külluse katsumusest ja täna on meil küsimuste-vastuste voor. Ja ma väga vabandan, et see läks natukene nüüd hilisema aja peale, aga lihtsalt need küsimused ja asjad võtsid natukene kauem aega ja kuna see on väga oluline, siis käin ka läbi eesti keeles kõik need põhiasjad ja ta võib ka minna natukene nüüd ajas üle, nii et ma vabandan selle eest, aga usun, et palju head infot tuleb. Ja ma näen, Andrea Sõstar on olemas, aloha, väga tore, et on mehi ka sealpool liikumas ja vaatamas. Ja kui sa jõuad täna siia, kindlasti anna märku, et sa oled olemas ja kui sul on küsimusi, pane ka kommentaaridesse ja saan vaadata, kas jääb aega vastata. Ja Kaupo Sõrmus on kohal. Vau, täna on meestepäev meil. Väga lahe. Nüüd esimene küsimus, mis tuli, on väga oluline. Ma näen, Helina Usar on ka olemas, aloha. On enne kui ma sukeldun, tahan veel öelda seda, et ma saatsin eile 25 sõnumit neile, kes on olnud kõige aktiivsemad selle holistilise külluse katsumuse ajal, et ma olen teile väga-väga tänulik. Olen tähele pannud teie aktiivsust ja kirjutasin teile eraldi sõnumi küsimustega ja nii tore oli, et vähemalt pooled neist ka vastasid tagasi, andsid teada, kuidas neil olukord on ja mis seis on, et see kahesuunaline liiklus, te ei tea, kuidas ma naudin seda ja kui oluline see on, et kui sa oled ka nende hulgas, kes selle sõnumi sai, et kui sul on hetk, ma väga-väga hindaks, kui sa saad mulle anda seda tagasisidet. Nii et ja Hiie Kärner on ka liitunud, väga lahe. Nii, esimene küsimus, mida teha, kui töötad koos halva inimesega? Ja siin on minu juhised ühesed ja Eha Ebauer on ka olemas. Põhimõtteliselt, ma tean, see võib tunduda sür, aga esimene samm, mis mina soovitaks teha, on teha ära auratransformatsioon. Et see ei ole ainult sellepärast, et ma ise seda teen, aga tõesti sellest hetkest, kui mina tegin auratransformatsiooni ära, minu elus jäi järjest vähemaks neid halbu inimesi, situatsioone, kus ma üldse pidin nendega kas kokku puutuma või koos töötama. Ja miks see on nii? See on seepärast nii, et teie enda vaim hakkab hoidma teid sellest negatiivsusest ja negatiivsetest kogemustest, kuna ta saab aru, et eesmärk on midagi muud. Ja nüüd, kui sa ikkagi oled veel vanas energias, seda võimalust teha ei ole ja töötad koos halva inimesega, kes ka võib-olla seal halvasti sind ära kasutab või sinuga halvasti käitub, siis esimene asi on hakata tööle iseendaga, sa ei saa kunagi kedagi teist muuta. Ja kui sina hakkad muutama ja sina hakkad muutma ka oma käitumist, siis teine inimene sinu kõrval peab samamoodi muutuma. Esimene asi, mis on minu soovitus, kui teine nähvab midagi või solvab või ründab, võta koheselt, kui on võimalus, kas või vetsupaus, 5 minutit, lähed ära ja lähed oma ette, hingad. Hingad sisse, tõmbad oma energiat tagasi, läbi puhastava filtri, kujutad sinu ümber on see filter, hingad välja, saadad tagasi kõik selle, mis ei kuulu sulle ja selle saadad sellele inimesele tagasi täpselt nii, nagu tema sulle selle energia saatis. Ei saada lillede, rooside, valgusega tagasi. Iga inimene peab nüüd uues energias õppima iseenda energiate eest vastutama ja hoolitsema. Kui sa nüüd ikkagi saadad need lilled ja roosid ja mis iganes, siis see on sama võrdne, kui ma lähen naabri juurde, võtan tema musta pesu, pesen selle ära ja siis tuleb välja, et hoopis tal on mingi allergia selle pesupulbri suhtes. Et sa ei tee neid asju sellisel kujul. Miks me energeetiliselt selliseid asju teeme?
Ja kui me anname talle need lilled ja roosid, me ütleme energeetiliselt, see on okei, et sa mind maha teed, see on okei, et sa käitud minuga nii. Ei ole ju okei, me ju kannatame selle käes. Miks on ju? Ja uues energias ongi see, kannatamine kaob ära, seda ei lasta sul enam teha. Kui sa ise proovid edasi teha, vaim paneb plaksuga seina ette, ei saa enam ja ongi, kas siis vallandatakse sind sealt töökoha pealt või sa leiad ise uue võimaluse. Ja nüüd, kui seda võimalust ei ole, siis üks moodus ongi siis töötada nende energiatega. Nüüd, kui sa oled juba uues energias, siis on veel kolmas lause, mis on minu tasakaalu keha tasakaalustab mind nüüd ja praegu. Ja see tasakaalu keha või kaitsekeha on siis tumeda nii-öelda siis värviga energia. Nüüd kõik energiat, kes on siia uudistama tulnud, siis mis sa selle kolmanda lausega teed, see puhastab niimoodi selle ilusti ära ja 5 minuti pärast on plats puhas. Ja no ma ei tea, kui sul on võimalus valida nii selgeks ja puhtaks saada, nii lihtsalt, kas ei oleks investeering sellises energiasüsteemis elada ja toimetada? Minu arust on. No iga valik, igal ühel on ju. Nüüd, teine suur asi, mis sellega seoses on karma. Nüüd minnes jälle tagasi vana energia juurde, siin astraalkehas on sinu karma. Selles vanas energias, see värviline osa. Nüüd, kui sa teed transformatsiooni ära, see karma energia sellisel kujul lahustub. Sul ei ole enam seda sellisel kujul, mis tähendab, iga mõte, mida sa teed, iga halb asi, mida sa teed, tuleb tagasi väga ruttu, ei tule 5 elu pärast tagasi. Ehk sa peadki hakkama vastutama kõige eest, mis mõtled, mis toimetad põhimõtteliselt koheselt ja vastutusega võtma koheselt. Nüüd vanas energias, kui sul on näiteks siis selle inimesega karma olnud, sinu ülesandeks, sa oledki koos selle inimesega, et sul on ülesanne mõelda, mis õppetund sul on vaja selle inimesega õppida, mida on vaja lahustada ja kui sa oled transformatsiooni ära teinud, siis tavaliselt hakkavad tulema need taipamised, et okei, mul on vaja seda või teist või kolmandat õppida siin ja sa saadki nagu selgeks. Minul oli ka sageli nii, et inimene tuli, soovis suhet ja ma põhimõtteliselt sain kohe aru, et mis karma eelmistest eludest on olnud. Näitena näiteks keegi on kas sind ära tapnud, sina oled teda ära tapnud, keegi on mingi kas ära varastanud midagi kallist sulle, kas inimese või raha või külluse või mis iganes. Ja siis ongi sul aeg nii-öelda siis teha 1-0 sellega. Ja kui teie elus on näiteks mõnikord on situatsioonid, kus mingi inimene tuleb ja te olete kas talle laenanud raha või mingi aktsioon on seal olnud rahaga, kus ta jääb teile siis suure summa võlgu, siis ärge üldse muretsege seda nii-öelda siis tagasi saada või sellepärast vimma kanda. See on eelmise elu, tavaliselt eelmise elu karma ja kui sellega on siis nii nagu on, siis peaks olema sellega nii-öelda 1-0. Ja minul oli meespartnereid selliseid hästi palju mingil hetkel ja siis ma saingi aru, et okei, ma pean hakkama neid tuvastama nii-öelda siis teadlikumalt. Nii, ja nüüd siin meie teemadest mine tagasi vaata eduka elu 4-rattavedu, 4E ja 4V süsteem, uuesti läbi käia, kõik nii-öelda siis vajadused, väärtused, siis ka see 4E süsteem on ju, siin väärtused, vajadused, vaatenurk, maailmavaade ja varjud. Ja nüüd need halva käitumisega inimesed, nemad sageli elavadki siin varjude nurgas. Ja see tähendab seda, nad on ära lõigatud siis universaalsest eluväe energiast ja nad proovivad siis seda varastada inimestelt läbi siis konfliktide või negatiivsete emotsioonide. Ja kui sina seda ka nii-öelda siis oma jalga maha ei pane, ennast ei kehtesta nii-öelda siis 4E süsteem, enesehinnang, eneseväärtus, enesekindlus ja enesekehtestamine, siis ei olegi midagi teha, siis inimene lihtsalt kõnnibki sinust üle. Ja samamoodi küllusratas, kõik need süsteemid, mida me oleme siin üksipulgi nüüd läbi võtnud, samamoodi ka sisemine pere, sinu sisemine pere hakkab üles astuma. Ja see on väga-väga eriline tunne ja väga suured asjad hakkavad siis muutuma nii-öelda. Ja teine suur asi, tee hästi selgeks, mida sa inimesena vajad ja mis on nii-öelda, miks sa oled üldse seal situatsioonis ka näiteks, et kui sa mõtled, et okei, ma olen selle töökohal sellepärast, et mul on raha vaja, siis ongi kohe, et okei, mis talente, oskuseid, teadmisi saan ma veel aktiveerida, nii et ma saaksin seda teha siis võib-olla teises keskkonnas.
või siis visata välja universumile, et mis on võimalik siis, et see olukord siin veel muutuks ja nii-öelda siis kutsuda ka oma siis sisemine perekond sellega toimetama. Nii, et nüüd inimene, kes seda küsis, anna teada, kas oli okei sulle ja Andre ütleb, et tal on vaja minuga otse suhelda, väga hea, anna siis Messengeris teada ja Gredi Tunder ütleb ka aloha, väga tore. Nüüd mõned asjad, küsimused ei mahu siin täna programmi, aga niisugused kõige peamised ma võtan ikkagi läbi. Nüüd, kuidas esitada kõige paremini oma sisemisele perele küsimusi? Väga hea küsimus. Et see on, vaadake, väga individuaalne, sest sinu sisemine pere on kõik sinu kogemustel, sinu nii-öelda siis ka lapsepõlves, sinu nii-öelda emotsionaalsetest haavadest, kõigest sellest sõltuv. Ehk siis ma ei saa anda sellist üheselt nii-öelda siis A4 küsimus sulle, et sa pead lihtsalt ise katsetama ja oma sisemise perega saama nagu sõbraks ja tuttavamaks ja see ei tule üleöö, et see läheb aastaid ja tuhandeid, miljoneid tunde selleks, et sellepärast ongi kõik igasugused sellised traditsioonid, mida sa saad luua oma sisemise perega nii-öelda siis suhtlemiseks väga-väga olulised. Et näiteks üks, mis ma soovitan kõigil ongi see, et hommikuti hakata kirjutama ja kirjutama siis just kas või mina võtan tavaliselt 20 minutit sellise aja, et ma kirjutan siis üles kõik, mida siis minu sisemise pereliikmed tahavad tol päeval siis avaldada või on läbi seedinud eelmisest päevast ja mis nii-öelda siis teemad veel sellega seoses tuleb toimetada. Nii et väga hea küsimus ja loodan, et oli sellest kasu. Nüüd üks inimene siin küsis, et kas ma olen oma nime ära vahetanud ja et kas ma nii-öelda siis soovitaks seda protsessi läbi teha. Mul on jah, seal sagedasti esitatavad küsimused, seal all kodulehe all on see ka lahti kirjutatud, aga lühidalt siis, kui ma tegin transformatsiooni ära, kusjuures see on väga tüüpiline, et väga paljud inimesed soovivad siis vahetada nime, sest see vana identiteet, mis oli vana energiaga ühenduses, enam ei toimi. Ja minu vana nimi oli niimoodi, et kui mul oli vaja kirjutada allkiri kuskile, ma lihtsalt okse tuli peale, ma ei suutnud enam, ma olin nii nagu ära lahti ühendunud sellest. Ja kui ma alustasin siis protsessi, siis see protsess läks 2 aastat aega. Et kui sa hakkad vahetama tervet oma nime, siis nad tahavad nagu legaalselt väga teada, et miks ja nii edasi. Minu see nimi, Kristal Ra Laksmi, tuli Norra mägedes. Alguses tuli Kristal Ra Laksmi ja siis tuli tunne, et see ei ole piisav, et see Ra peab sinna tulema. Ja siis tuli Kristal Ra Laksmi ja Laksmi tuli siis L-A-K-S-H-M-I ja siis regionaalminister tol hetkel siis saatis tagasi, ütles eesti keeles ei saa, see ei ole korrektne SHMI, et on ainult SMI. Ja see on okei, siis hea küll, muidu anti veel seal variante siis vana nimega pooleks teha, on ju. Tas oli siis Kristal Ra Roovik ja siis oli Kätlin Ra Laksmi. Kujutage ette, absoluutselt ei sobi, on ju. Ja siis ma hakkasin neile viskama erinevaid siis võimalusi, et miks siis see teema sellisel kujul on. Et kõigepealt Kätlin, sellega oli rahvusvaheliselt oli kogu aeg teema, need täpid jäeti sealt ära ja siis mul oli kogu aeg piiride peal oli ka teemad, on ju, nimed olid valesti kirjutatud, piletite peale, mis iganes. Ja et peaks olema rahvusvahelisem nimi. Ja siis minu siis sugulased hakkasid helistama mulle, et ma siis mustan meie nime, et ma hakkasin tegema siis vaimset tööd, et milline häbi, ma olen selline häbiplekk nagu tervele suguvõsale. Siis oligi, et okei, et ma ei taha siis midagi nendega teha, tegu ja siis ka seosed siis oma nii-öelda siis esivanemate kõige sellega, mis minuga ei helise ja mind ei toeta enam samamoodi. Ja siis oli isegi, ma kasutasin vist numeroloogia põhjust ja nii edasi. Ja lõpuks ma ütlesin, mis asja ma jaman siin. Et see nimi tuli mulle ju jumalikust algallikast ja no kes on regionaalminister, et öelda mulle, et ta ei saa seda mulle anda. Ja niimoodi ma kirjutasingi ja siis vola tuligi vastus, okei, teie nimi on Kristal Ra Laksmi. Nüüd on see mul passis ja no muidugi hiljem siis, kui Michaeliga abiellusin, siis panin sinna Titon juurde, et nimi on väga pikk ja keeruline. Aga see selleks.
ja nüüd nime olulisus uues energias on super oluline, sest see on kõik vibratsioon ja sagedus. Ja nii kui mina oma nime ära muutsin, siis järgmisel aastal oli minu käive 64 000, umbes 1 miljon Eesti krooni. Ja ma mäletan just seda, kui minu vanaema 12-aastane olin, siis vanaema ütles, et me jääme alati me oleme sündinud vaestena ja me jääme alati vaeseks ja siis ma sain aru, et issand jumal, et see ongi olnud projektsioon nii-öelda suguvõsa ja generatsioonide kaupa see minu peal on ja väga paljudel eestlastel, kusjuures on siiamaani peal, on ju. siis on mõtlevad, mis värk on, miks ma ei saa küllust luua. Võtsin selle maha ja hakkasin sellega teadlikult tegelema ja see küllus ja see, kuidas ma olen toimetanud, on tõesti väga-väga võimas, et ei saa öelda, et see kehtib enam nii, nagu siis vanaema ajal oli kehtinud. Nii et kui sul tuleb see soov nime vahetada, go for it, lihtsalt siis proovi ka globaalsemalt mõelda, et kui sa hakkad suuremalt nii-öelda oma asjadega toimetama, kas ja kuidas siis oleks sellega nii-öelda toimetada. Minul on nüüd ka, et Lakshmi ongi siis nagu tegelikult uue ajastu külluse jumalanna, et see H sealt vahelt ära läks, oligi, et pole vaja otsest ühendust siis selle India külluse jumalannaga. Ja nüüd vahest, kui ma rahvusvaheliselt kohtun inimestega, nad küsivad, et kas sa oled abielus mingi indialasega, siin et ei ole. Ja siis nüüd see titt on ka veel, siis nad on täiesti nii-öelda ei oska üldse kuidagi positsioneerida mind. Ja siis, kui nad kuulevad, et ma olen Eestist ja ma olen veel reisinud 30 maale, siis nad ei saa üldse aru, nad ei oska kuskile nii-öelda sahtlisse panna mind. Nii et selles mõttes väga lahe, et secret agent nimi umbes on ju. Nüüd loodan, et see oli tore vastus, kes selle küsimuse küsis. Ja järgmine küsimus on siis 3 sammu kohtingul. Ja siin oli siis, ma ei mäleta, ma ingliskeelses selles kõik ütlesin need, et kas ma nüüd mäletan neid kõiki täpselt sellisel kujul. Esimene oli siis enda see enesedeklaratsioon kirjutada, mida sa siis, kuidas ja mismoodi sa hoolitsed iseenda eest, et see on ülioluline. Nii, ja siis, kui sa selle selgeks teed, siis sa lähed nii-öelda hoopis teise nii-öelda siis teadlikkusega nii-öelda siis sellel kohtumisele. Siis teiseks on see, et hästi selgelt läbi mõelda, mida ma tahan siis sellelt kohtumiselt, mida ma tahan endalt, mida ma ootaks siis sellelt nii-öelda siis lisainimeselt. Ja nii, nüüd mul vist tulevad kõik need asjad meelde. Nii. Ja kolmandaks oli siis see, et ole sellises situatsioonis, enamus inimesi, kui nad lähevad kohtuma või esimest korda, on see, et ei tea, kas ma nüüd meeldin talle või ei meeldi. Sina mine hoopis sellise mõtlemisega, et kas see inimene meeldib mulle. Ja vaata, siin on hoopis, jõud on hoopis teises kohas. Kas see inimene meeldib mulle? Just, et mina ise olen ikkagi situatsiooni peremees või perenaine ja vaatan, kas see inimene meeldib mulle. Vaimu, keha, vaimu tasandil on ju. Et mis seis seal on. Ja neljandaks on põhimõtteliselt see, et ma annan sulle lisapunkti, on siis see, et olla pigem kohal, vaata ka, et universum on andnud meile 1 suu ja 2 kõrva ja 2 silma. Ehk siis ole kohal ja pigem küsi rohkem, kui sa räägid, on ju, et kuula ja küsi, aga ole just pigem nagu sellises observeerija või tähelepanija nii-öelda rollis. Ja kui sa sellisel kujul lähed sinna, siis eriti naistele, kellele, kui sa oled mees ja lähed naisega kohtuma, siis naistele meeldib, kui mees oskab kuulata ja väga vähesed mehed oskavad seda teadlikult nii-öelda seda aktiivset kuulamist oskavad teha. Nii et seal sa oled juba 10 miili teistest eespool, kui sa selle nii-öelda siis töösse paned. Nii, ma vaatan, Pille Pender on ka liitunud, aloha ja Gredi Tunderse ütleb aitäh, väga hea. Nüüd, kas seksisõber, et kui on seksisõber elus, et kas see on okei? Loomulikult okei. Kui sa ise defineerid enda jaoks, see on okei, siis on okei. Nüüd küsimus on just see, et mis on seksisõbra nii-öelda siis, ma ei teagi, kuidas siis öelda seda potentsiaal ja ka nii-öelda siis tuleviku potentsiaal. Seksisõber tähendab seda, et sa oled inimesega ühenduses ainult siis ühel tasandil.
kahjuks reaalsus on see, et ühel tasandil inimesega suhestuda on üsna võimatu. Kui sa seda siis ikkagi hakkama saad, siis on tõesti, seal ongi kas emotsionaalne lahtiühendus oma kehast, sa ei ole siis ühenduses oma vaimu ja nii-öelda siis mentaalse osaga ja see ongi siis põhimõtteliselt sa seksid, sinu keha seksid teise kehaga. Ja see oleks, mina kutsun seda siis seksuaalseks norgeldamiseks, et minu elus, uskuge mind, oli neid suhteid väga palju. Ja kuna ma olin saanud emotsionaalselt ja seksuaalselt nii palju haiget, siis ma mingil hetkel läksingi selle peale üle, et aga ma ei ootagi siit midagi, ma lihtsalt olen, ma lihtsalt elan ennast välja, seksuaalselt rahuldan ennast. Aga pikemas perspektiivis see ei rahulda sind üsna tõenäoliselt ja ei rahulda seda teist inimest ka, et mis iganes siis alguses öeldakse või kokku lepitakse. Ja kui nüüd on ikkagi nii, et sa vaatad, et okei, me ikkagi soovime seda sellisel kujul teha, siis mina soovitan teha väga selged kokkulepped, 2-3 lehekülge üles kirjutada, sest siis üsna tõenäoliselt võib-olla sellel inimesel on siis ka teine partner, kuidas sa tagad nii-öelda siis seksuaalset ohutust ja turvalisust ja mismoodi seal need asjad käivad, et see on ka väga nagu selgeks vaja teha. Ja nüüd, kui sa saad aru, et jah, Krista, sul on õigus, ma ei taha seksuaalselt snorgeldada, ma tahaks ikkagi ka keha, meele, vaimul tasandil ühendusse minna inimesega, siis ongi, voilà, sa saad enese deklaratsiooni kohe panna lisa nii-öelda siis taseme küsimuse. Nii, ja nüüd, kui nii-öelda sa oled need asjad nii-öelda enda jaoks läbi mõelnud ja selgeks saanud, et okei, et mis seksisõber nii-öelda siis on, siis ma usun, see toob sulle selguse ja ka arusaamise, et kas ja mis on sinu jaoks siis õige, mis toimib ja mis ei toimi ja mida sa tegelikult siis vajad. Ja nüüd küsimus, et kas seksisõber võib olla eks. Minu kogemus pluss siis ka väga paljude teiste klientide kogemus on ikkagi kahjuks see, et ei, sest väga sageli meil on eksidega emotsionaalset nii-öelda seda residüüd või soppa sageli jäänud nii-öelda siis ülesse ja seksuaalselt on kõige raskem, kõige kergem tegelikult teha haiget. Ja inimene saab siis ka läbi selle seksuaalse energia hästi palju manipuleerida. Nii et kui võimalus, mina soovitaks leida siis uue partneri ja täiesti nii-öelda ka, et vaata, kui sa lähed kellegiga lahku, siis oleks hea teha energiate lahutamine keha, veele, vaimu tasandil. See on ka üks teenus, mida ma pakun inimestele oma konsultatsioonide või seansside ajal. Siis kui sa selle läbi teed ja siis sa ikkagi lähed tagasi seksima, siis ei ole sellest seansist mitte midagi kasu, sest sa lähed nullseisu tagasi, sa alustad selle ühenduse uuesti ja energiat hakkad toimetama ja nii edasi. Kui sa oled seksuaalne inimesega, siis sinu kehakeemia hakkab sulanduma teise inimese kehakeemiaga kokku, ka teie DNA-d hakkavad ühinema. Ja pikemas perspektiivis, kui sul ikkagi nii-öelda siis eesmärk ei ole selle inimesega pikemaajaliselt midagi teha, sa põhimõtteliselt raiskad ennast ja sa raiskad ka seda teist inimest. Et parem oleks, et mõlemad võtaks ennast kokku, teeks selgeks, mida nad tahavad ja siis loovad pigem selle uue suhte nii-öelda. Nii. Ja Pille Pender, aloha, väga hea. Nii. Ja nüüd üks väga oluline siis teema ja küsimus siin, et on siis olnud minu kohta just ka, et palju lühisuhteid olnud, et kas oli ka selliseid suhteid, kus siis energiatega mängivaid mehi oli, kes hakkavad siis röövima energiat, kuidas vabaneda nende konksudest. Et see inimene siis proovis teha taotluse, et mu elu ja seksuaalenergia on ainult minu kasutada ja panna siis kaitse, aga öösel ikkagi see energia nii-öelda siis imes edasi. Nüüd siin ongi väga kurb asi on see, et esiteks väga paljud mehed, kes hakkavad tegelema tantraga, ei saa siis võib-olla kas õiget õpetust või ei ole ise paigas, ei ole ise ennast ära tervendanud, nende sisemine pere ei ole paigas ja mis siis juhtub, ongi see, et hakatakse tegelema tantraga valedel alustel. Nendest meesõpetajatest, keda mina olen oma elus kogenud, võib-olla 90% nendest teevad tantrat selle alusel, et saada siis tasuta seksi või nii-öelda siis nautida seksuaalselt siis naisi.
ja sageli ka kasutada ära siis naiste seda haavatavust ja seda, et nad nii-öelda siis lasevad omal kontrolli alla ja seda siis ära kasutada. Et Eestis siis aastaid käinud väga super populaarne üks tantraõpetaja tuli ka suure hooga ja nagu lainena üle ja mina siis vaatasin ka, et eestlased muidu kogu aeg virisevad, et minu seansid on väga kallid ja ei ole siis 300 eurotki tulla auratransformatsioonile. Ja siis olid täiesti täis book-itud niimoodi, et seal 10 seansse päevas, ikka tohutud üüratud rahad ja inimesed kõik läksid. Et kui on tahe, siis on võimalused, on ju. Ja siis mul oli endal ka väike mingi teema oli ja oma siis naispartneriga tol ajal läksime. Ja joonimassaaži lõpus siis ta küsib, et kas ma võin ühineda, siseneda nii-öelda. Ja ma ütlen nagu, et meil ei olnud sihukest kokkulepet. Ja põhimõtteliselt ongi see, et peale seda siis, kui naise nii-öelda siis kaitsed on maas, et kasutada seda võimalust siis ära. Ja tol hetkel siis ma mõtlesin, okei, ma tahan siis lihtsalt kogeda ka, et kuidas siis on, et on ta siis ka nii hea, nagu siis kõik räägivad, on ju. Ja olnud ta midagi nii hea ja siis ma sain aru peale seda, issand jumal, miksed koksud kõik külge pand ja energiat lekkisid ja mismoodi toimetab ja siis ma vaatasin, kui ma läksin ruumi, siis kõik naised, kes vaatasid teda imetlusega, nad tegelikult ei vaatanud isegi teda füüsiliselt, minu arust ta ei ole nagu väga seksuaalselt atraktiivne mees, see on minu isiklik nii-öelda siis arvamus. Aga mis neid tõmbas, oli kõikide nende naiste energia, mida ta oli siis üle maailma röövinud. Ja need naised tunnetasid seda naisväe energiat, mis oli seal, et see umbes nägi välja niimoodi, nagu ta oli tegelikult vangistanud teiste naiste sisemised naised enda sisse. Ja nüüd kujutage ette, mismoodi see siis nagu võimendub, et kui ta käib, ta ongi nagu aatompomm nii-öelda. Ja nüüd mõtelge, mis juhtus nende naistega. Ja mingil hetkel siis osad Eesti naised, kes kuulsid seda, ma kommenteerisin seda, siis andsid mulle teada, et issand jumal, minu jaoks oli see küll suur austus, et selline suur tantraõpetaja sai minusse nii-öelda siis siseneda, et mul on natukene teised väärtused, teised vaatenurgad, pole hullu. Ja nüüd, kui sa oled transformeeritud, siis mis on seal hästi lahe on see, et kõik need energiapuhastused, asjad sa saad teha ära väga kiiresti, see toimib väga kiiresti ja sinu enda energia taastub väga kiiresti. Nii et mina õppisin ära siis tehnikat, kus mul oli põhimõtteliselt 5-20 minutiga võimalus suhe täiesti ära lõpetada keha, meele, vaimu tasandil ja alustada 5 minuti pärast uut suhet. Ja paljud inimesed ei saanud sellest aru, et issand jumal, et Kristel, et sa kasutad inimesi ära, on ju. Ei ole, et see on just, sa teadlikult toimetad nende asjadega ja saadki aru nii-öelda. Ja mida aeg edasi läks, ma sain aru, et mind samamoodi need nii-öelda siis pealiskaudsed suhted ei toida. Ma ei taha pealiskaudselt snorgeldada, ma tahan sügavuti minna keha, meele, vaimu tasandil ja koos luua. Ja milline oli nüüd vahe, kui ma kohtusin Maikeliga? Põhimõtteliselt see siis keha, meele, vaimuside, siis see sügavus, energiate sihuke nämmines ja mentaalne ühendus. See, kui nii-öelda siis sama 4 veesüsteem, väärtused, vajadused, maailmavaade, sarnasused on ju ja loomulikult siis ka varjude sarnasused ja neid me oleme ka ikkagi pusinud päris mitmeid kordi. Siis kõik need asjad pluss siis 4E-süsteem, mismoodi siis minna nii-öelda sealt sellest mina platvormist meie platvormile, kõik need asjad ka kokku aitasid selgust luua. Ja nüüd, mis minu soovitus siis sellega seoses on ise olla siis ettevaatlikum, et kui sa lähed suhetesse, ongi see enesedeklaratsioon ikkagi hästi selgelt paika panna. Minu soovitus on, kui sa tahad ka lõpetada seksuaalse snorgeldamise ära nii-öelda, siis panna tegelikult endale sinna väike punkt on ju, et suhtlen ja õpin inimest tundma vähemalt kuu, poolteist, 2 ja kui ta selle teise kuu lõpus on ikkagi sinu maailmas olemas, vot see on sügav sukelduja mees ja vot sellega tasub edasi toimetada. Ja kui ei ole, siis ta ongi nii-öelda nende
lühikeste ja siis kergete saakide peal väljas ja uskuge mind, neid naisi nendel tantrakursustel on, see on täiesti nii-öelda külluslikult hästi palju ja nüüd, kui nad ei tea, kuidas siis kehtestada ennast, kuidas nii-öelda siis oma piirid, asjad paika panna, siis tekib rohkem naisi, kelledel on rohkem nii-öelda siis haavasid. Ja minu lähenemine on ikkagi see, et tantraterapeudiks ei ole õige saada inimesel, kes on teinud läbi siis ainult ühe väikse koolituse. See peaks olema ikkagi tõesti mitmeid aastaid siis inimene ka endaga tegelenud, tema sisemine pere peaks paigas olema, ta peaks olema siis oma külluse ratta selgeks teinud ja siis tõesti võib-olla lähenema ka tantra ja niisuguse uue aja tantra lähenemisest, mida me siin ka siis Maikeliga loome praegu, siis hakkab juba looma, sest nüüd, kui inimene on ise katki, tema enda nii-öelda sisemine perekond on katki, kuidas ta saab üldse kedagi siis teist aidata, ta ei saa, ta teeb ju veel rohkem, võib aidata nii-öelda siis selle inimese siis teise inimese sisemist pere katki teha. Nii et selles mõttes on siin see on hästi suur teema. Ma olen sellel teemal nii palju kirjutanud ka oma blogis, kui sa lööd ka sisse seal tantra, siis see lööb välja päris mitmeid suuri, üks oli isegi vist 5000 lehekülge, ma vaatan ise ka, et kas ma leian selle üles ja panen siia lingi ka. Nii et põhimõtteliselt siis väga lihtne teema, kuidas seda siis ära puhastada on, tõmbad oma energiat tagasi läbi filtri, saadad tema energiat tagasi. Kui sa uues energias ei ole, siis on igasuguseid võimalusi, kuidas sa saad siis oma energiat tugevdada. Ja mina olen õpetanud ka siis erinevaid sagedusteraapia tehnikaid. Kui sa neid ei tea ja kui sa oleksid huvitatud õppima, siis võib-olla võtta minuga mingi konsultatsioon. Ja minu soovitus on tõesti, kui sa veel ei ole uues energias, siis aura transformatsioon, kui sa oled selleks valmis ja vastunäidustusi ei ole, tulevikus endale siis ikkagi oma soovide nimekirja panna. Ja mis on teema selle vana energia nii-öelda siis kaitsesüsteemidega, et sa oled siin ja sa võid endale kuldmulli ja igast asjad ümber teha ja nii edasi, aga ta lihtsalt ei ole jätkusuutlik, see energia, ta lihtsalt ei toimi enam sellisel kujul. Nüüd kujutage ette terve maakera, 95. aastast on kõik need uue lapsed peale sündinud, nüüd nad on juba noored, on ju, minugi poeg 23 aastat vana on ju, ja nüüd nad hakkavad tegelikult mõjutama seda suurt maailma järjest ja järjest rohkem. Ja nüüd selleks, et siis selle vana energiaga siin hakkama saada ja ka inimesi aidata, see läheb nii palju raskemaks. Ja ma saan aru, eestlaste see mõte on, et ise pusin ja ise teen ja ise raske Tammsaare tee, aga see on täiesti aja ära elanud, nii et kui sa tahad kiiresti edasi saada ja tulemusi saada, siis võib-olla tõesti võiks mõelda siis just uue energiaga toimetamise peale. Nii Anneli Ernits on ka tulnud ja nüüd, kui kellelgi on tekkinud veel siin küsimusi tänase kohta, ma kohe tõmban otsad kokku, et sorry, natuke läheb tõesti üle. Et suur aitäh selle küsimuse eest, väga oluline küsimus, nii nagu personaalne ja julged nii-öelda siis küsimused, et suur aitäh. Nüüd üks küsimus siin siis, tegelikult see ei olnudki küsimus, aga just oli tagasiside, mis tuli siis nendelt inimestelt, kes ütlesid, et Krista, et sa ei tea, kui raske on tegelikult Eestis elada, ebastabiilsust on nii palju, uut tööd on raske saada, rahaprobleemid ja enesekindlus, enda siis väärtuse maha materdamine ja siuksed asjad. Enesekindlus, enda väärtus, võta 4 E-d ette, nii. Ja see video, mine tagasi, vaata see, kus see nii-öelda siis eduka suhte 4-rattav edu meil siis oli siin. Uuesti korra näitan seda. Väärtused, vajadused, vaatenurk, maailmavaade, varjud. Ja nüüd, kui sina hakkad nende asjadega siin toimetama, just see väärtused asjad, siis see hakkab juba tugevamalt sul paika saama. Ja loomulikult võti on siis 4E, see oli nüüd 4V-süsteem, siin siis 4E inglise keeles ma siin. Enesehinnang, eneseväärtus, enesekindlus ja enesekehtestamine. Ja enesekehtestamine ei saa toimuda ennem, kui need asjad on paigas. Ja siis tulebki need asjad hästi tugevalt paika panna ja toimetada. Ja nendes videodes
terve selle kuu jooksul hästi palju nippe olen sellega seoses jaganud. Nüüd rääkides ebastabiilsusest, tööst ja rahast. Nüüd, kui teil on raskusi leida siis oma tööd või mis värk on selle rahade ja teemadega, minu number 1 võti on see, ärge kunagi küsige, kuidas ma saan rohkem raha. Küsige, kus on minu eluülesande avaldumise vormi inimesed, keskkonnad, kus ma saan teha seda, milleks ma olen siia sündinud, jagada oma kingitusi. Ja praegu ka te võite lihtsalt üles kirjutada pärast selle küsimusest, kui sa seda küsimust küsid nüüd järgneva aasta jooksul iga päev, siis hakkab selline magic su elus pihta, et oi. Ja mis ta teeb, ongi, ta hakkab sulle tooma erinevaid uusi võimalusi, mida sa võib-olla ise ei olegi näinud. Ma jagan teiega praegu ühte uut võimalust, mis lihtsalt siin nii-öelda üles tuli. Ma vaatasin siin lähedal, pakutakse siis antropoloogia instruktori nii-öelda siis poole kohaga tööd. Mulle sobiks ideaalselt just poole kohaga, siis ma saaks omi muid asju kõrval ikkagi edasi teha. Nüüd paljud teist ei tea, mul on antropoloogia bakalaureusekraad ja ka siis visuaalse antropoloogia magistrikraad ja see on mul olnud riiulil 13 aastat. Ma ei ole seda põhimõtteliselt väga puutunud, mul sai kõriauguni akadeemia nii-öelda egode mängust ja sellest, kuidas nagu kõik mind nii-öelda niimoodi täiesti nii-öelda kasti surusid. Ja ma tean, et selles maailmas see on paratamatus, inimesed võitlevad ressursside pärast ja hästi palju vana energia teemasid nii edasi. Kuid nüüd kujutage ette, need 13 aastat olen ma tegelikult õpetanud kõik need aastad kogu aeg. Ma ei ole lihtsalt õpetanud otseselt nii-öelda siis akadeemilist antropoloogiat, aga oma sisult olen ma tegelikult õpetanud uue aja antropoloogiat, kõik minu reisid, kogemused ja nii edasi. Ja nüüd mul on siis ma hakkasin ka otsima, et kuidas ma siis oma tunnistust saan siin USA-s nii-öelda kinnitada. Tuli välja, et ma mõtlesin alguses, et Eesti nagu siis haridussüsteem, kuidas see siin nagu toimis, tuli meelde, et mul pole ju ühtegi Eesti ülikooli tippklubit, et mul on Oslo ülikool, Kaplina ülikool ja Tromsø ülikool, 3 maailma ülikooli. Kui palju inimesi te teate, kelledel on selline taust ja kes on teinud veel 2 nii-öelda siis dokumentaalfilmi ka. Nii et kui ma oma nii-öelda siis kogemuste ja taustaga sinna nagu letti lähen, siis ma olen üsna tugev kandidaat, ma usun. Ja kui see läbi ei lähe, hästi, pole ka midagi katki, järelikult vaimul on mingid teised plaanid nii-öelda. Aga just, et see oleks hästi huvitav nii-öelda täiesti teine maailm ja ka just, et kuidas ma saaksin kasutada just avaliku esinemise, et võttagi seda kui avaliku esinemise nii-öelda siis treeningut ja ma saan selle eest ka palka. Et kui siin ka ütleme USA-s siis tava nii-öelda töö eest makstakse sul võib-olla seal algab seal kuskil $11-12 tunnis, siis seal see tunnitasu algas seal $50-70 nii-öelda tunnis. Nii et see on juba ikkagi väga hästi nagu selles mõttes, kui võtad, see on ju magistrikraad, see on ju 5 aastat minu elust, et panna see tööle, sealt riiulilt maha võtta ja vaadata, mis võimalik on. Ja see ongi, kuidas uues energias eluülesanne hakkab vormuma. Teatud hetkel sa õpid ja koged midagi ja siis hakkab nii-öelda neid asju järjest tulema. Et miks ma just tegin läbi meistriklassi nii-öelda siis Martin Scorsese filmi asjadega. Järgmisena tegin nüüd seda Neil Tysoni meistriklassi akadeemilisest mõtlemisest ja esinemisest. Kõik asjad nagu vaim toimetab mingi asjaga, et kuskile juhatada mind. Ja ma lihtsalt saan need impulsid, võtan vastu ja teen need asjad läbi usaldades, et lõpuks ta loob ennast mingisse siis kompotti ilusti kokku. Nii et selle lõpetuseks ma siis ütleksin Neil Tysoni nii-öelda siis väga laheda mõtte, et tema kutsub ennast siis avalikuks hariduse siis jagajaks ja ta teeb seda siis kohustusest, kuna ta oskab siis suhelda ja kuidas muuta siis inimeste nii-öelda siis küllust, tervist ja siis turvalisust paremaks kui siis ka tervet rahvust. Ja ta näebki seda kui nii-öelda siis tema kohustust inimestega siis jagada seda. Ja ma siis tunnetasin ise, et minul tegelikult samamoodi, vahest ma ikkagi mõtlen niimoodi hetke, et issand jumal, et kas ma üldse saan ennast kutsuda külluse antropoloogiks, et enamus inimesi ikka mõtleb selleks, et üldse sõna küllus kasutada, peab sul olema vähemalt arvel $1 000 $, tänasel päeval võib-olla isegi mitu miljonit.
et seda üldse kasutada. Kui minna tagasi, näiteks ma lihtsalt panen perspektiivi, kui palju vabadust on minu elus olnud, kõik need aastad, kui ma olen reisinud, kui paljud inimesed on käinud näiteks Hawaii'l 3 korda 3 kuud järjest. Ma ei tea väga palju selliseid inimesi. Kui paljud inimesed on reisinud 30 maale. Näiteks USA-s, kui ma ütlen seda, et ma olen reisinud 30 maale, nad pööritavad silmi, sest nende puhkus on aastas 1 nädal. Ülejäänud aasta nad kõik orjavad tööd teha ja sellist vabadust või sellist elu, nagu mina olen elanud või loonud, väga paljud neist ei julgegi teha, sest nad on lihtsalt nii kastis kinni ja nii harjunud nii-öelda. Ja mis see antropoloogia siis ongi ju see, et õppida, kuidas kergemini ja paremini suhelda siis iseenda sisemaailmaga ja läbi selle siis ka teha seda paremini nii-öelda siis välise maailmaga. Nii, aga nüüd põhiteemad said läbi toimetatud ja nüüd täna on mul teile 3 küsimust ja ma väga-väga hindaks, kui te saaksite mulle vastata, kas siis Messengeri või saata selle emailiga Kristal.Laksmi, kõik siis nimi kokku kirjutatud @gmail.com ja esimene küsimus on, ma hakkasin mõtlema, et sisemise pere coachingu programm, et äkki see nimi on ikkagi väga vale, et võib-olla mõned inimesed mõtlevad, et appi, mis nüüd naaber mõtleb, kui ta kuuleb, et ma siin mingite välja mõeldud olevustega siis toimetan või suhtlen, et mõtlevad, et ma olen täitsa seevaldis omadega, on ju. Et mis võiks olla siis selle programmi nimi, mis oleks võib-olla kutsuvam või inimesi ära hirmutaks, et kas mingi suhtlemise crash kursus või ma ei tea, suhete kursus või mis iganes. Et kui sul on mõtteid selle tiitli või siis nii-öelda pealkirja suhtes, et oleks väga tore, kui sa jagaksid seda. Nüüd selle siis, ma proovin oma märkmetest siin nüüd aru saada. Okei, 3 peamist teemat, kui sa võtad nüüd kõik, lähed terve selle holistilise külluse üldülevaate juurde tagasi. Ma panen selle lingi ka siia, et sa ei pea otsima seda blogisse. Mis on need 3 peamist teemat, mis sulle kõige rohkem nii-öelda siis huvi pakkusid? Kirjuta mulle, millised nendest teemadest, mida me läbi käisime, pakkusid sulle huvi ja sa oleksid huvitatud võib-olla veel kuulma. Ja 3. on siis on see, et mis on nii-öelda sinu number 1 katsumus sinu elus praegusel hetkel ja mille suhtes sa vajaksid rohkem abi, et see aitaks mul ka selgeks saada siis, mida rohkem pakkuda ja mis nii-öelda pakendisse asju nii-öelda panna. Nii et need 3 oleks siis väga suureks abiks nimesoovituskursusele, siis 3 põhiteemat ja sinu siis number 1 katsumus. Ja kui sa nüüd selle täisversioonis saadad ära, siis kõigile, kes selle ära saadavad, ma saadan ühe siis, ma vaatan, millise ma valin, ühe e-raamatu ka siis uuesti kingituseks minu mitmetest väikestest siis e-raamatutest, nii et saad tänuks nii-öelda siis oma vaeva eest ka lisaväärtust. Ja nüüd kui inimesed ütlevad ka, et Kristal, mul ei ole 150 € kuus panna praegu, et ma väga tahaks teha seda sisemise pere kursust, aga mul ei ole lihtsalt seda raha, et millest alustada? Alusta rahamagnet number 1, 5 €. No 5 € ju ikka sul on ja sellega, kui sa hakkad seda juba nii-öelda siis protsessima, sa paned töösse oma energiat teisel kujul ja sealt hakkab juba looma teisel kujul siis rohkem energia liikumist ka. Kui sul on 40 €, siis osta 8 rahamagnetit, ma panen kõik need lingid siia pärast ka alla. 8 rahamagnetit annab sulle 8 erinevat videot teemat, kuidas sa saad küllusega tegeleda. Ja mõtelge, 3 inimest on sellega manifesteerinud tutikad autod seal 15 kuni 20 000 või rohkem eurot väärt, et see on juba megaküllus. Mitmed on siis võitnud loteriis 1000 eurosid, kingitusi on saadud, uued töökohad, uued partnerid. See 40 € eest selline asi nagu töösse saada ja paljud ongi, et on ostnud selle 40 € ja siis ongi näiteks koheselt on siis kas võitnud või saanud mingi lisatöö ja ongi kohe olemas siis 500 €, et maksta siis see 4 kuu nii-öelda siis sisemise pere koolitus ära.
Nüüd sisemise pere koolitus on selline algfaas, et kui sa oled huvitatud minuga pikemalt toimetama, siis see on tegelikult kõikide asjade algus. Kui sa tahad tulevikus õppida vantra veeteraapia juhiks, sisemine pere on number 1 tase. Nüüd tegelikult rahamagnetid on esimene tase, siis sealt on sisemine pere. Peale seda, kui sa oled 4 kuud ära teinud ja sa vaatad, et okei, ma tahaks edasi toimetada, on 2 varianti, on külluse seikluskoolitus unistuste ellu kursus, mis on 8 kuud, 5 kuud sellest on siis külluse ratta läbikäimine hästi põhjalikult ja peale seda on siis, see on sul siis 4 kuud, 8 kuud, kokku 12 kuud ja peale seda on võimalus siis läbi käia 4E süsteem. Kui sa tahad, siis võib teha 4E süsteem 4 kuud ja 4V süsteem 4 kuud. Et sealt sa saad veel 8 kuud juurde. Et põhimõtteliselt siit saab kokku peaaegu 2-aastase siis programmi ja kui nüüd inimesed soovivad siis nagu pikemalt hakata toimetama minuga, siis näiteks ka vantra veeteraapias ongi siis esimene asi on siis see sisemine pere läbi teha ja teine on siis see külluse seikluskoolitus läbi teha. Need on 2 miinimumtingimust, sest need näitavad mulle ära, kas see inimene on üldse nii-öelda eluülesandega seotud sellisel kujul, kas see üldse sobiks, kas ta sobiks nii-öelda siis seda minu kingitust edasi kandma, kas meiega omavahel sobime ja kas ta väärtustaks seda ka siis, kui mind enam füüsiliselt siin maailmas ei ole. Et need asjad kõik, et see on nii sügaval tasandil, et see ei ole lihtsalt kukikater nii-öelda siis süsteem. Et te näete, et need asjad kõik nii-öelda siis kuuluvad omavahel kokku ja nüüd kohe-kohe on siis mul valmis saamas ka minu raamat suhetest, kus on siis ka see just siin 11 ka ütles, et ma tahaks raamatuga tegeleda, et kus siis oleks need asjad sees, on siis suhteraamat, kus on siis ka sisemise pere teemad juba natukene siis ka puudutatud ja see tuleb siis külluse ratta seeria, suhted, seksuaalsus, tervis, eluülesanded ja siis küllus. 5 erinevat siis raamatut on plaanis ja 2 neist on juba siis mustandina olemas ja üle jooksvalt juurde. Nii et siin on võimalusi maailm ja kui sa nüüd tunned, mitte ükski neist ei sobi, ma tahaks lihtsalt Kristalit endale siis personaalseks coach'iks, 6 korra tahaks temaga kokku saada online teel ja toimetada, siis anna teada, me saame kokku leppida ja teha nii-öelda siis sulle ekstra nii-öelda programmi. Ja kui sa ikkagi tunned, et vot ma tahaks Kristaliga tulla Hawaii'le seiklema, see 10 päeva, sinna veel praegu on 7 kohta, anna teada, see on ka väga-väga imeline võimalus õppida mind tundma, kuidas ma toimetan ja looduses ja energiatega kõik need asjad sisemise perega toimetada. Ja nüüd mõned teist ka juba vastasid, kes oleksid huvitatud aura transformatsioonist nüüd siin kevadel või siis tasakaalustamistest või konsultatsioonidest või siis ka sellest erilisest kevadretriidist. Et see on siis mul pandud 5.–7. juuni. Vaja on teada siis, kes on tõsiselt huvitatud koos siis ettemaksuga hiljemalt 4. aprilliks 150 eurot. Kui seda siis, kui sa saad näiteks praegu kohe 275 maksta kuni 31. jaanuar on siis varajase registreeruja hind olemas. Kui nüüd saab siis piisavalt inimesi erinevatele seanssidele asjadele kokku, siis ma tulen Eestisse, olen Eestis aprilli lõpust kuni juuni alguseni ja siis saab koha peal veel teha vantraseansse ja muid siis eraseansse ka, aga mul on vaja pühendunud siis tegelasi, kes siis ka juba teeks nii-öelda siis ettemaksud, et siis ma ka tean, et tekib kahesuunaline liiklus. Nii. Et suur-suur tänu, täna läks päris kõvasti meil üle, loodan, et sellest hullu ei ole ja näen Merilin Rohtman olemas ja päike su õlal, väga lahe just. Suur aitäh kõigile, kes on kohal olnud täna, kes on mõtelnud kaasa, kes on harjutusi kaasa teinud ja nüüd veel väike palve siis viimaseks päevaks, kui sa oled siis toimetanud ja sa tunned, et see holistilise külluse katsumus on sulle väga palju siis aidanud, siis tee kas väike kirjalik tagasiside, mida ma saaks jagada. Ma panen sellise väikese review siis nupu ka, mida sa saad kohe siis minu Facebooki lehele teha. Täiesti eesti keeles võid teha ja jagada seda kas siis videona või siis sõnumina, et see oleks väga suur ka kingitus mulle. Ja
meie siis viimane seanss ei ole mitte homme, vaid laupäeval ja see saab olema siis 19.30 teie aeg. Ma teen väikese siis kokkuvõtte. Kui sul on veel midagi põlevat, siis mis on sellega seoses üles tulnud või taipamisi, anna kindlasti ka teada. Ja ma olen nüüd siis panustanud 15 tundi siis loonud põhimõtteliselt ingliskeelset materjali sellel kuul, 15 tundi eestikeelset, et see on siis minu panus universaalsesse külluse nii-öelda siis panka ja teie külluse panka. Mida sina saad teha? Vaata siis kõik need videod üle, like'i, kommenteeri, hakka minu jälgijateks kõikidel mu kanalitel. Instagram on mul praegu väikese aktiivsusega, sest ma lihtsalt füüsiliselt, ma pean nagu elu ka elama, et YouTube ja Facebook praegu on võtnud meeletu aja sellel kuul, et igas päevas 3-4 tundi läks siis selle holistilise külluse loomiseks, et mõtelge, milline ressurss on sinna alla pandud. Ja siis, kui sul on inimesi, kellega jagada mingi teema, mingi video, sa näed, tal on praegu väga aktuaalne, sa võid teha seda ka hiljem, et see oleks väga-väga suur abi. Nii et kui sul on veel mõtteid, ideid minu töö paremaks tegemiseks, loomulikult saada sõnumid, kommenteeri, väga-väga valmis kõike vastu võtma ja õppima ja muutuma koos teiega. Nii et ma olen väga-väga tänulik kõigile, kes on selle siis kaasa teinud suuremal vähemal määral. Te olete tõelised kingitused minu elus olnud terve selle 6 aja jooksul ja ka eelnevalt, sest paljudega ma olen toimetanud ka siin väga pikki aastaid juba koos ja jätkame seda koostööd. Siis laupäeval on siis lõpu kokkuvõtte aeg ja võib-olla tuleb isegi ka väike üllatus seal teile kõigile, nii et väga-väga tore ja vasta siis tänastele küsimustele, kui soovid väikest e-raamatut siis kingituseks saada. Suur-suur aitäh, kõike paremat, mahalo, kohtumiseni siis laupäeval ja kõike head ja paremat teile kõigile. Mahalo!